Kui sa oled ühel või teisel moel kokku puutunud Montessori kooliharidusega, siis oled kindlasti kuulnud ka seda mõtet, et Montessori klassis meil õpilastele koduseid ülesandeid ei jäeta. Mina olen vanuse 6–12 Montessori õpetaja Riina ja siin videos täna ma natukene seda temaatikat avangi. Räägime sellest, et kas see tõesti on nii, et Montessori klassis õpilane üldse kodus ei õpi ja kui see on nii, siis miks? Või ta ikkagi vahel saab mingisuguseid ülesandeid, siis sellisel juhul mis sorti ülesandeid ja samamoodi, mis on nende mõte. Kui sa nüüd vaatad seda videot ning sul tekib endal küsimusi ja mõtteid, siis arutle julgelt kaasa, ava kommentaarium ja pane oma mõtted sinna kirja. Nüüd ma ütlen kohe ära, et siin videos ma avangi selle teema kahte poolt. Esimene külg ongi see, et jah, tõepoolest Montessori klassis sellisel väga traditsioonilisel kujul ja traditsioonilises mahus kodutöid meil üldjuhul ei ole ja räägime sellest, miks see nii on. Teine pool on nüüd siis see agade pool, ehk et loomulikult see ei ole päris üks ühele nii, et koduseid ülesandeid üldse ei ole. Vahel ikka on, mis ülesanded need siis on ja mis on nende eesmärk, et sellest räägime ka. Kõigepealt võib-olla tasuks korra mõelda sellele, et kui me loeme Maria Montessori enda mõtteid, tema raamatuid, siis meil ei ole võimalik kusagilt mustvalgelt välja lugeda, et Maria Montessori oleks öelnud selge sõnaga, et koduseid ülesandeid õpilasele anda ei tohi. See, et see üldjuhul niimoodi Montessori klassides on lihtsalt kujunenud välja, kui me järgime neid Montessori põhimõtteid. See tuleb niimoodi iseenesest. Kuidas siis? Kõige olulisem põhimõte Montessori koolis ja Montessori õppes on see, et me vaatame lapse terviklikku arengut. Ja kool on sellest ainult üks osa. Me tahame, et selle õppimise akadeemilise poolega jõuaks laps eelkõige tegeleda just nimelt koolis, selles klassiruumis viibides. Sellepärast, et seal klassis on tal olemas need Montessori vahendid, millega ta töötab. Tal on seal kaaslased, kellega koos ta töötab, kellega koos ta saab avastada. Tal on seal oma õpetaja, kes teda tunneb, kes teda jälgib, kes teda abistab ja toetab ja ta saab ise pöörduda õpetaja poole, et küsida abi. Seetõttu me soovime, et sellise akadeemilise poolega jõuaks laps ära tegeleda oma koolipäeva jooksul. Ja teine pool sellest on see, et lapsel peab jääma aega kodus ka kõigeks muuks, et tema areng ja tema õppimine ei lõppe tegelikult sellel hetkel, kui ta klassiruumist välja astub. Ta õpib ka läbi oma hobide, kui ta tegeleb oma hobide ja huvidega, selleks kõigeks peab lapsel jääma aega. Tal peab jääma aega mängimiseks. Tal peab jääma aega, et oma perega koos aega veeta ja kodusteks toimetusteks, mis iganes on temale kodus pandud selleks vastutuseks. See kõik on osa tema terviklikust arengust ja me ei tohi seda aega lapselt ära võtta. Samuti, kui laps tuleb kooli, siis alguses kõik see on juba tema jaoks väga uus ja väga suur pinge. Kogu see vahetus, et ta üldse kooli tuli. Ta koolis pingutab väga palju. Ta on tegelikult koolipäeva lõpuks väsinud. Me tahame vältida läbipõlemist. Me tahame, et lapsel jääks alles koolirõõm. Me tahame, et tema vaimne tervis oleks hoitud. Ehk et tal peab jääma kodus aega ka puhkamiseks. Nii et see tasakaal on väga-väga oluline ja see on see põhjus, miks me ei taha lapsi üle koormata koduste ülesannetega, eriti kui nad on alles alustavad õpilased 1.–2. klassis. Ja tegelikult on ju nii, et oluline ei ole see ülesannete hulk, ehk et me ei pea lihtsalt mingi mahu pärast andma kõikidele lastele sama palju samu ülesandeid, vaid me peame lähtuma lapsest, mida teatud lapsel, mida igal lapsel on vaja. Ja see aeg, mis peab jääma kooliväliselt, seal peab olema ka see võimalus, et kui lapsel peab olema seda ressurssi enda sees, seda aega,
et kui tal tekib parasjagu endal mingi teema vastu sügavam huvi, et ta saab ka sellega tegeleda, et ta saab minna koos vanematega muuseumisse või raamatukokku, lugeda raamatuid, vaadata dokumentaalfilme, kõik see peab ka olema tal võimalik teha. Nii, nüüd kus see kõik on öeldud, me tuleme nende agade juurde, sest et nagu juba alguses öeldud sai, siis tegelikult päris nii muidugi ei ole, et me nüüd üldse ei anna ja ei tohi anda lastele kodutöid. Aga need kodused ülesanded, mida lapsed Montessori klassis saavad, need peavad teenima sellist suuremat eesmärki, üldist pilti. Neil peab olema mingisugune sisu ja mõte, miks laps seda teeb. Toon siis mõned näited, mis võivad olla need kodused ülesanded, mida laps võib teha. Kindlasti lugemine. See on nüüd igas vanuses, aga eriti esimesed kooliaastad. Lugemine on väga oluline asi, mis lihtsalt vajab sellist järjepidevamat harjutamist. Ta vajab vaikset kodust keskkonda, pikemat aega, et laps saaks süveneda ja ta vajab iga päev seda. Nii et see on miski, mida me kindlasti suuname lapsi kodus tegema. See võib olla ka näiteks mõne teema praktiline rakendamine. Toon mõned näited meie enda Kadrioru Montessori kooliklassist. Näiteks, kui me oleme matemaatikas õppinud mõõtmist, ühikuid ja asjade kaalumist ja mahuühikuid ja oleme neid erineval moel õppinud klassis ja igatepidi kaalunud ja mõõtnud, siis ma tahaksin, et laps teaks, et kuidas ta neid päriselus rakendab. Ja ta võib saada näiteks sellise ülesande, et püüa nüüd palun leida järgmise kuu jooksul selline aeg, kus sa kas midagi kokkad või küpsetad koos oma perega, kus tal tekib see reaalne võimalus siis neid söögiaineid, toiduaineid kaaluda ja mõõta, et ta oskab seda päriselt rakendada, mida ta koolis õppinud on. Või teine näide, et kui me õppisime näiteks maakondi, siis minu palve peredele oli, et kui te nüüd sõidate mööda Eestimaad ringi, siis palun juhtige lapse tähelepanu sellele, et missugusesse maakonda te parasjagu jõudsite, missugusesse ilmakaarde te suundute, kas ida poole, lääne poole, mis on selle maakonna keskus. Et kui me oleme seda klassis erineval moel õppinud ja harjutanud, siis laps näeks ka seda päriselt enda ümber, et millest me siis oleme rääkinud. Nüüd see kodune ülesanne võib olla ka millegi ettevalmistus. Näiteks iga Montessori klassi laps jõuab mingil hetkel selleni, et ta teeb oma elu ajajoone ja see vajab kodus ettevalmistus koos vanematega, otsida välja need pildid, panna piltide juurde kirja, kui vana ta seal on, mis seal toimub, et ta saaks selle kõik leppida klassis oma ajajoonele. Ja selliseid ülesandeid on veel, aga jah, et midagi siis sellist, mida laps kodus valmistab ette, et koolis sellega tegeleda. Nüüd vahel võib jääda ka midagi lõpetada. Kui mis iganes põhjusel laps ei ole koolis jõudnud mõnda olulist ülesannet ära lõpetada, mida ta saab kodus teha, siis ta saab selle koju kaasa, et seda lõpetada. Ja mõnikord on vaja lapsel midagi ekstra harjutada. Nüüd täiesti lähtuvalt lapsest, et võib-olla mõni vajab kirjutamise harjutamist, siis ma palun lapsevanemal näiteks, et kirjutage üksteisele kirjakesi lapsega, et laps saaks harjutada oma käekirja, saaks harjutada oma mõtete kirja panemist. Või kui klassis on võõrkeelne laps ja ta vajab oma sõnavara laiendamist, siis ma palun lapsevanemal, et pange kodus eestikeelsed sildikesed asjadele, külmkapp, laud, tool, et lapse sõnavara täieneks ja ta näeks, kuidas seda kõike kirjutatakse. Või midagi muud sellist, mis on just sellele lapsele vajalik mingisuguse oskuse harjutamiseks. Ja mõni asi lihtsalt vajabki harjutamist, näiteks lugemine, nagu ma juba nimetasin, aga samamoodi keeleõpe, selleks, et sõnavara ikkagi kinnistuks ja et see sõnavara areneks, siis on seda vaja siiski ka kodus harjutada. Või näiteks korrutustabel, et ka korrutustabelit ma siiski palun kodus õppida. Ja need on tavaliselt sellised asjad, kus laps tegelikult tunneb ise, et tal on vaja seda teha. Ta tahab tegelikult paremini ja kiiremini lugeda. Kui ta teeb klassis Montessori vahendiga tööd, mõne matemaatika vahendiga, ta võib tunda, et ta takerdub selle taha, et tal ei tule näiteks kiiresti meelde, kui palju on 5 × 8 ja ta tahaks seda kiiremini osata. Ehk et tegelikult see on juba koostöös lapse enda motivatsiooniga. Et need on kõik need ülesanded, mida laps saab koju tegemiseks.
Nüüd nende koduste ülesannete mõte on ka see, et me tegelikult tahame, et laps harjutaks kodust õppimist. Eriti meil siin Eestis me teame, et tõenäoliselt ühel hetkel laps liigub edasi klassi, kus on kodused ülesanded. Ta liigub kusagile tavapärasemasse kooli. Mingil hetkel ta ikkagi puutub kokku koduste ülesannetega ja me ei tahaks, et ta oleks lihtsalt pea ees visatud võõrasse vette. Ta ikkagi mingil määral me tahame talle anda seda kokkupuudet ja kogemust. Ja teine mõte nendel kodustel ülesannetel, mis minu meelest on veel olulisem, on see, et lapsevanem näeb, kuidas tema laps õpib. Lapsevanem näeb, milline õppija on tema laps, mis on tema raskused, mis tuleb tal kergesti. Võib-olla ta vajab abi motiveerimisega, et üldse alustada. Võib-olla ta vajab abi aja planeerimisega. Võib-olla ta vajab abi mingites väga konkreetsetes kohtades eesti keeles või matemaatikas või looduses. Ja lapsevanem näeb, mida tema laps õpib. Et see on ka väga oluline osa sellest, et vahel ikkagi on vaja kodus ka midagi teha. Ja selle teise punkti jaoks on väga paljudes Montessori klassides, ka meil Kadrioru Montessori koolis tehtud aeg-ajalt sellised iseõppepäevad, distantsõppepäevad, kus laps tegelebki erinevate ülesannetega kodus, kus siis laps saab kogeda seda, kuidas on õppida mingisuguses teistsuguses keskkonnas ja lapsevanem näeb oma last õppimas, et see on ka üks väga oluline asi kogu selle juures. Ja sageli see arusaam, et laps peab Montessori klassis kõik asjad ära õppima ainult koolis ja koduseid ülesandeid üldse ei ole, see pärineb sageli rahvusvahelisest praktikast, kus Montessori klassid toimetavadki väga pikkade koolipäevadega. Laps tuleb hommikul kooli kell 9 ja läheb koolist ära 4:30 või 5. Meie Eestis lähtume Eesti riiklikust õppekavast, kus lapsel on koolis 20 kuni 25, 26 akadeemilist tundi. Ja ma isiklikult leian, et see on ka õige, et laps ei ole liiga kaua koolis, et tal just nimelt seesama see tasakaal ja see vaheldus, need huviringid ja kõik see peab tal olema. Aga see toob kaasa selle, et ta ei pruugi jõuda päris kõike nii süvitsi harjutada ja uurida selle ajaga, mis tal koolis on. Ja seetõttu on tal vaja aeg-ajalt kodus teha natukene lisatööd. Kui seda lisatööd veel nii palju ei ole tõenäoliselt esimeses teises klassis, nagu ma varasemalt ka siin ütlesin, et esimese teise klassi laps juba niigi pingutab koolis väga palju ja see kõik juba on talle suur muutus, et ta üldse koolis käib, siis kui laps kasvab suuremaks, siis tema õpingute sisu maht tegelikult suureneb, ta ise muutub suuremaks ja tugevamaks ja siis on täiesti okei, kui ta vahepeal mingisugused ülesanded võtab endaga koju kaasa. Et jällegi see kõik lähtub sellest, kus laps omadega parasjagu on ja mida tema vajab. Nii et ma juba mitu korda olen rõhutanud siin koostöö vajadust kooli ja kodu vahel. Montessori õpilane ei ole kindlasti see õpilane, kelle lapsevanem lihtsalt lükkab kooli ukse vahelt sisse, vaid tegelikult, kuna lapse areng on terviklik, siis lapsevanem ka on oodatud kogu aeg kaasa mõtlema, kaasa panustama. Ta peaks teadma, kus on tema lapse huvid, et ta peaks temaga kaasa mõtlema ja arutlema ka nende teemade üle, mida koolis on õpitud, käima temaga võimalusel ringi muuseumides, näitustel, looduses, lugema temaga koos, lugema talle ette ja kuulama tema lugemist. See kõik ongi see kodune õppimine ehk selline väga loomulik rütm tegelikult, et koostöö kooli ja kodu vahel. Nii et video kokkuvõtteks ma ütleksin seda, et tegelikult ei olegi kõige olulisem küsimus see, et kas nüüd Montessori klassis on kodused ülesanded või neid koduseid ülesandeid seal ei ole, vaid eelkõige on ikkagi tähtis see, et see terviklik kogemus, et mida laps õpib. Kas millegi järele on mingil hetkel vajadust või ei ole, et ei peaks olema kodused ülesanded lihtsalt koduste ülesannete pärast iga hinna eest ja samas me ei pea ka iga hinna eest vältima nende koduste ülesannete jätmist ja andmist ja tegemist. Et see kõik on, küsimus on tasakaalus, kõik on vastavalt lapse enda vajadustele, arengulistele vajadustele ja motivatsioonile.